tuleme siia. Siin on köök. Siin on säilitatud kõik nii, nagu kunagi M-klubi ajal oli. Siin näete kõik nõud, kõik kahvlid, kõik lusikad. Siin näete kuulsat Marquis täpilist tassi, millest Marquis jõi seda kuulsat kakaod. Siin te näete meie klubi perenaist. Temast tegi muuseum vahakuju, kuna tema roll M-klubis oli siiski väga väljapaistev. Sa nagu elus? Jaa. Pole üldse sarnane. On küll. Ei ole. Jaa, on küll ja on. Tema on ikka väga tähtis persoon M-klubis. Ja sellepärast muuseum ei hoolinud rahast, kuigi niisuguse kuju valmistamine on ikkagi väga kallis, eks ole, tänapäeval. Kuidas te üldse toime tulete siin oma asjadega? Kas külastajaid ikka on? Jaa, kahjuks ei, väga vähe, võiks olla rohkem, kuigi meil on nüüd praegult küll väga soodsad hinnad 5 krooni ja see ei ole ju praegusel ajal, ei ole ju niisugune suur raha, eks ju. On küll. Ei see ole raha midagi. Aga meil on pensionäridele soodustus 50%. Mina olen pensionär. No siis ma pean teile proua ju tagasi andma. Ja mina julgen seda tunnistada. 2,50, ma kohe loen teile ette. Nii, palun, näete proua 1 kroon, 2 krooni ja 50 senti. Palun. Nii, prouad kallid, läheme nüüd edasi, ma tutvustan teile teisi ruume. Palun, astuge julgemalt. Me viibime ruumis, kus omal ajal toimusid M-klubi koosolekud. See on niinimetatud suur saal. Siin on säilinud kogu mööbel nii, nagu see omal ajal oli. Kas see on siis see sama klaver? Jaa, selle instrumendi taga, ärge puutuge, on sündinud valdav osa Monsenjööri heliloomingust. Kas Monsenjöör on peale hümni siis veel midagi kirjutanud? Ei, jaa. Kogu tema helilooming on sündinud siin selle klaveri taga. Siin näete ka M-klubi külalisraamatut, mis on hästi säilinud. No seda vist küll ainult selle nahkköite pärast. Just nii. Jaa, aga seal seina peal on säilinud ka M-klubi põhikiri, mille alusel M-klubi tegutses. Ja nüüd vaatame teisi ruume. Ma nüüd võin ennast liigutada. Jaa, muidugi võite. Ai, kas see veel kestab? Mitte miski ei ole siin ilmas igavene. Miks te nii kaua köögis hoidsite? Ma ei jõua ju ikka paigal olla. Kuulge, inimesed peavad midagi oma raha eest saama ka, eks ju? Mis on, mis nüüd viga on siis, noh? Kuulge, kas me saame midagi head ka täna või? Lumepallisuppi. Lakkumise auks. Väga hea. Välja. Tuli välja, nüüd jätab Marquis käe, võtab vahe. No mis on? No kuulge. No ega te siis ometigi pahased ei ole, noh. See tuleb lihtsalt ära kannatada. See muuseum on meie kõigi huvides. Kui palju sa said praegu? 7,50. Nii, 7,5 krooni või? Ümmarguselt 8. Palju sa täna kokku oled saanud siis? 20. Kui sa iga päev saad 20 krooni, millal sa oma $1 000 000 kokku saad? Aastaks 3557. See pank nii kaua küll ei olnud. No see oli minu viga. Ma arvasin, et see muuseum idee müüb paremini. Ja küll, ma arvasin, et neid on rohkem, mis tahavad veenduda, et meie klubi ei ole olemas. Ühesõnaga, sinu äri on hea, aga idee on kuidagi kehv. See ei ole minu ainukene äriidee. Näiteks? Tere.
Спущусь-ка вниз, потренируюсь. На зарядку, по порядку. See oli Äriidee? venelane. Inimene. Mis ta ütles? Läheb alla, teeb trenni. No, kurat. 50 krooni. no näib, et sina saad enda miljoni kõige esimesena kokku. Seda nüüd küll. Muuseas, see seltsimees maksab meile ka võrdlemisi kenakest üüri. Üüri! No ja ta otsustas siduda oma saatus Eestiga, aga tal puudub elamisluba. Ja sina lubad tal siin elada M-klubis? M-klubis seda isegi sobiks nime poolest. Матвей Моисеевич меня зовут. А вас? Меня зовут Maa-Hera. Aga sina hakka nüüd ilusasti minema. Kruvom, Begom. Товарищи, так нельзя. У меня с товарищем Марки договор есть. Что вы делаете? Товарищи! oi, härra Majesteet. Ma siin silmasin teid ja vaatasin teid ja jälgisin teid ja mul tekkis üks mõte. Kas ma tohiksin selle mõtte teile esitada? Te olete alati nii pidulik. Teie kõrval ei saa jääda argiseks. Ma mõtlesin, kui ma teid jälgisin, et kas me ei peaks oma maailma vallutuskavva pikkima veel ühe stseeni, mille ma kirjutasin meie eepose 17. loo ainetel. Mis stseen see on? See on stseen, kus Kalevipoeg jõuab oma kaaslastega põrgu katla äärde ja seal üks vanaeit keedab süüa. Ja kui ma teid jälgisin, siis minu jaoks hakkas see stseen elama. Vanaide stseen? No, ta omandab üldinimlikud jooned. Lähme teeme selle korra läbi. Teate, minul ei ole üldse enam aega. Ma katsun siin kuidagi jõuda teile söögi valmis teha ja siis ma pean ära minema. Aga kus teil see nii kiire on? Ma ei jõua pärast isegi enam nõusid pesta. Kuhu te siis lähete? Dubaisse. Dubaisse? Marki saatis mu Dubaisse. Ma loodan, et ikka ülekantud tähenduses. Sõna otseses mõttes saatis mu Dubaisse. Seal on see konkurss sajandi naine. See on see, millest televiisoris rääkis? Jah. Ja teie kohe lähetegi või? Jah. Aga mis te seal teete? No ma ei tea. Räägin seal endast ja Eestist ja M-klubist ja... Ma saan aru, te olete väga tubli, aga kas Marki arvab tõesti, et te olete sajandi naine? Aga miks ka mitte? Aga ma arvan, et selle tiitlil on väga palju pretendente. Ei pruugi olla. Enamus sellel sajandil sündinud naisi ja elanud naisi on juba surnud. Muide, enamus sellel sajandil elanud mehi on ka juba surnud. Meil ka 20. sajandi mehe terviseks. Dubais muuseas võistlevad ainult need naised, kes mehi sõna otseses mõttes teenivad, nii et mulle on see nagu loodud. Sellepärast siis see ongi Araabias, mitte Euroopas. Aga lähme võtame selle stseeni üks kord läbi. Mul tõesti ei ole enam aega. Mul on asjad ka kaasas, ma ei jõua kodunt enam läbi minna, mul on kott kaasas, nii et tõesti. No jah, mis siis ikka. Ma palun vabandust, et ma teid tülitasin. Aga võtkegi teine, las pensionär mängib vana ette. Vaadake, Dubais mina ei ole käinud, aga mina käisin Abu Dhabis 1991. aastal. Mul tekkis seal teatud liiki usalduslik suhe ühe tütarlapsega, kelle nimi oli Tamerlan Hanum. Kuni me oleme kõik ühel meelel, me töötame kõik ühes suunas, siis on meil edu ja meid on võimatu võita. Aga kui me töötame kadedat üksteise äriideedele vastu, siis meil ei ole mingitki lootust neid miljoneid kokku saada. Tead, kui sulle see Vene sõjavägi nii armas on, Marki, ma võin tellida sulle terve partii
niisugust Vene sõjaväelõhna. Vaat see sama hais, millega nad 39. aastal tulid siia, mis veel siiamaani välja pole. Ja mis ei ole siiamaani, mis ei lähegi välja. Sellepärast, et meil on seltsimehi, kellele see lõhn on väga harmas. Ja kellele see lõhn järjest armsamaks muutub. No ega mina siis nii ei mõelnud. Nii, plaan. No? Äriplaan. No. Räägi. Näiteks, kui mina pakuks spetsiaalselt Vene sõjaväelõhna nendele maadele, kus Vene sõjavägi on just parasjagu läinud, see müüks küll vist. Kes siis üks kuradi mäda ostab, mina küll ei ostaks. Miks ei osta? Näiteks niisuguseid inimesi nagu Marquis on terve Ida-Euroopa täis. Mis minusuguseid? Vaat niisuguseid poolroosasid. Kui ma neile pakuksin seda näiteks seal Ida-Euroopa maades, see müüks küll. No ma ütlen, kes siis üks solki ostab. No, sa võtad liiga otse, eks ole. Sina vihkad neid venelasi, eks ju? No loomulikult. Kardad ka? Ja kardad ka. Kardad. Ja sina ostad seda siis, kui mina tean seda, et sa kardad. Ja mina tean seda. Ja sina ostad seda sellepärast, et peletada näiteks hirmu. Ostad. Vaata, kuidas soomlased näiteks turul ostavad igasugu Vene sõjaväevärki. See on neile vastik, eks ole? Aga see müüb. See läheb. Mehed, roog. Jäta järele. Ei ole mida, mis jäta järele? Me peame mõtlema sellele, kus oma miljon saada. See on tänase päeva ülesõne. Ja kultuur oodaku. Meil ei ole kultuuriga aega jännata. Jännata? No tegelda. Parem ütle, mis on sinu äriplaan? Vaata, Marquis. Mina arvan, et siin maal ei ole ühelgi äriplaanil mõtet, kui me ei arenda oma kultuuri. Mehed, me oleme teinud ilusat tööd minu Kalevipoja ainelise teosega. Ja ma ütlen teile, ja ma usun, kui me seda maailmale näitame, tuleb sellest triumf. Aga ma sooviksin sellele veel juurde pookida ühe kauni, viljaka oksavõrse, veel ühe stseeni, mille ma oma viimases loomepalangus lõin, milles nagu veetilkas kajas... On see väga pikk? Ei ole, see on 1 minut. Mina olen Kalevipoeg. No ehk sa tead kedagi paremat? Ei. No, ma arvan, me võime teha proovi küll, kui see ainult 1 minut kestab. 2. Hea küll, me võime kultuurile 2 minutit ohverdada, eks ju? Aga kui sa tunned, et paus kannab, siis me võime ohverdada ka 3. Nii, minul osa ei ole, eks ole, ma lähen alla, teen trenni ja... On küll. Sina oled meil vanaid. Mis vanaid? Kuule, ma ei saa, mul sees nii valutab kõik. Just, see ongi vanaitidele väga tüüpiline, et neil valutab. Sina istud siin. Selle hundi koopa suus ja keedad katlas süüa. Mida ma keedan? See on ükskõik, mida sa keedad, kuulake nüüd edasi. Kas siilil ka osa on? Ei, siilil siin praegu osa ei ole. Ma lähen siis ja olen põõsas. Ole jah. Mine parem katlasse, siis me teame, mis suppi see vana ei keedab. Marshall, sina oled meil härjapõlblane. Mina? See on väga huvitav roll. Miks mina? Sellepärast, et sul on habe ees. Läbi monsenööril habe ette. Ega see ei aita. Härjapõlblasel on sarved ka. Muidugi on. Mis sarved? Näed, siin. Monsenjöör. Kuulen. Sina oled meil Alevipoeg ja Sulevipoeg. Kumb siis? Kõik 3 kokku. Ma ütlen sulle, kõik 3 kokku, üks suur Kalevipoja sõber. Aga mis mina olen? Sina tahad meil ka midagi olla. Vaatame, mis sa oled. Ole meil jutustaja. Vaata, lähe, loe siit selle koha pealt, tule siia. Vanaide juurde, alusta. Kalevite kange poega tuli koos oma rindesõpradega, relva vendadega Assamalla lahingust ja nägi, et hundi koopa suus istub kortsus vanaid, keedab midagi ja riisub kulbiga vahtu. Ja, alusta. Mis sa keedad, kullakene? Mis sul pajas paisumassa? Katlas kallis kerkimasse. Millard? Ma olen see vanaid.
keedan kehva kõhtu tälle lahja lakket leemekest. Tere vanaid, saame kõigepealt tuttavaks Kalevipoeg ja siin on minu sõbrad Alevi, Olevi ja Sulevipoeg. Tere mehepojad. Vaata nii. Ei tea, kuidas sinul, aga meil kolmekesi on küll kere hääle. Sinu ettepanek. Mine eite magama ja põõsa alla puhkama ja küllap meie kordamisti keedukatelt kohendame. Lööhvitame lõõkekesta paja alla põlema ja koristame kuigi rääge, kakku, kuuse, oksakesi. Kullakülalised, olge valvsad vennikesed, vaadake, et võõras varas pada ei saaks pühkima ja katla põhja kuivatama. Okei, muti, siin ei juhtu midagi halba, mine magama. Ma heidan ka ise pikali. Nii, kus maahärra on? Kus maahärra nüüd? Hea küll, vaadake, siin on nüüd niimoodi, jutustaja pidi ütlema. Vanaite kortsus palgeil puges kohe põõsastikku, soe sängi suikumaie. Milord? No, ma ei saa ju nii ruttu. Terved! Härja Põllasele ka kapsasuppi. Sul ei saa anda, et sa kukud katlasse. Anna, ma ainult natukene servast proovin. Tühi! Stop, tõesti, oi, väga hea. Ja nüüd ma seletan teile, eks ole, milles on minu geniaalsus. Vaadake mehed, Kreutzwaldi Kalevipojas see stseen venib kohutavalt. Härja Põlvline käib 3 korda. Kõigepealt petab Olevipoega, siis Alevipoega, siis Sulevipoega. Aga tänapäeval ei jõua maailmas mitte keegi ühte asja 3 korda järjest vaadata. 3 arvsus on tänapäeva maailmas läbitud etapp. Minul ongi need tegelased ühendatud. See on geniaalne. Nii, võtame nüüd edasi, eks ole. See sai läbi, eks ole. Märk on antud. Nüüd on uus pajatäis suppi tulel. Kalevipoeg tuleb ise valvama. Ja nüüd mehed, me näitame kogu maailmale, kuidas eestlane tegelikult on võimeline olukordi lahendama. Marssal. Ma tulen ära tule ennem tekstiga. Ma olen valmis nüüd, noh. Anna luba, armas venda, maitse neda leemimärga, kapsakeedust katsudella. Vaata pärdik, enne kui ma sulle selle suppi anna see kellukene oma kaelast. Oi ei, see on minu kallis asi. Kell pandiks, muidu suppi ei saa. Aga annad kella tagasi. Ise seon sulle kaela tagasi. No, mees sõnast härgas arvest. Stop! See stseen oli väga hea. See näitab, et Eesti on olnud läbi aegade usaldusväärne partner. Ma õnnitlen teid kõiki. Me oleme meie Kalevipojaga teinud väga head tööd ja ma ütlen, tulemus on ilus, eks ole, ja rohkem stseene ma enam juurde ei kirjuta. See tähendab, et Siile ei ütle enam mitte midagi. Ei ütle, aga me peaksime veel lihvima ühte kohta. Vaata see löök, mis sa nüüd andsid, eks ole. Kas see ei olnud natuke liiga rahvusromantilises stiilis? Võib-olla peaks see olema kuidagi ekspressionistlikum. Proovime. Mis ekspression? Väga hea. See oli juba parem, aga proovi nüüd lüüa niimoodi täiesti olustikulis realistlikult. Vaata, mis juhtub. Oota, aitab. Mulle aitab. Andke see roll kellelegi teisele. Kellele? No mina ei tea, no ja üleüldse ma ei saa nagu nii. Kuidas sa ei saa? No ei saa, mul on tegemist eraasja. Tule. Loe. Kõiki Karl Hammeri sündinud Tartus 1919, surnud New Yorgis 1996 sugulasi
Palutakse endast teatada aadressil Roosi 345, telefon 4659887. Ütleb see kuulutus sulle midagi? Absoluutselt mitte midagi. Ma loe seda. Hammer. Nähtavasti ajab Marssal oma päranduse asju. Aga mis sa tõesti usud, et Marssal on saanud päranduseks $7 miljonit? No, võib-olla 7 senti, võib-olla 7 miljonit. Jätta. Igatahes jälgi teda. Mul on tunne, et ta üritab ära sõita, ilma et meile ütleks. Miks ma seda sinu käest palun? Sest ma tunnen, et ma ei jõua enam. Perenani sõitis juba minema. Täna? Täna, jah. Täna. Täna ta pidigi sõitma ju. Mehed! Perenani seda meid täna rahvusvahelisel konkursil esindama ja meie ei läinud teda saatma. Ruttu! Ei ole. Ei ole, noh. Kuidas see saab olla, et ei ole? Ma ütlesin, et ei ole. Kell ei ole 10 veel. Kes ütles, et rong läheb kell 10? No vanasti läks kell 10. Kes ütles, et ta üldse rongiga läheb? Ega ta sinna Dubaisse taksoga ei lähe. Raskes olukorras aforism nii minu moodi. Ну, брат, уедешь, брат. Уеду, брат. И так сразу и уедешь. Ну, а что делать-то? Жить-то ведь негде, брат. Ну, ты молодец. Дай-ка поцелуй тебя дорогу. Ты когда уедешь? Хрен его знает. Утром, наверное, брат. Mis ta ütles? Millal rong läheb? Selle lõhna ma panen pudelisse. Ma ei tea, kas ma 2 nädalaga jõuan. Minul on küll kahju, et perenaine jäi saatmata. Te olete nii tõsine, te ei taha minna tegelikult. Ei, ma lähen tegelikult väga hea meelega, lihtsalt mul on natuke kurb, et keegi nüüd saatma ei tulnud. Või noh, väga kena, et teiegi tulite. Te olete ka nüüd tõsine. Minul on kahju, et teie ei tule... Kuhu ma ei tule? Et teie ei tule mind maale vaatama. Kas te kutsute mind? Ma olen teid alati kutsunud, aga kui te nüüd sealt tagasi tulete ja olete nüüd see, mis te olete, see 100. naine või mis asi, siis te võib-olla ei tunnegi mind enam. Tunnen ikka. Ja tulete mind vaatama. Kui see on teil nii tähtis? See on minul väga tähtis, sest uskuge, vaadake, mina ei oska nii ilusasti luuletada nagu majesteet ja mina ei mõtle nii kiiresti kui magister, aga noh, te saate aru, mis ma mõtlen, eks ole? Kohe, kui ma Dubaist tulen, ma tulen teid vaatama. Lubate? Luban. Jah, isegi siis, kui te olete 100. naine. Jumu. No nägemist. Nägemist, jah.